Viljandimaal Suure-Jaanis hoidsid kohalikud elanikud sel nädalal ära kõige hullema. Kohalikud poisid mängisid Suure-Jaani laululava ääres tikkudega ning oleksid ääre pealt ajaloolise maamärgi maha põletanud. Õnneks aga olid kohalikud õigel ajal õiges kohas ning suutsid tule ohjata. See juhtum tõstatas aga palju olulisema küsimuse. Mis oleks saanud suurema õnnetuse korral? Kohalik päästekomando suleti seal eelmisel aastal ning lähimad pritsumehed asuvad nüüd Võhmas, mis on 13 kilomeetri kaugusel. Võhma päästekomando pealiku Rauno Ruudu hinnangul ei pea kohalikud muretsema sellepärast, et Suure-Jaani jääb ilma päästjate abist. Küll aga on päästjate probleemiks vähesed ressursid. Päästeamet ikkagi oma teenused suudab täna väga korrektselt ikkagi anda rahvale, aga on ka väikseid miinuseid, näiteks mida võiks kohe välja tuua, on meeskonna suurused. Et ikkagi 4-liikmeline võiks meeskond olla, et me suudaksime tagada nagu seda suitsusukelduse teenust. Täna me oleme küllaltki palju 3, aga eks rahakott on valitsuse käes ja eks siis näha ole, mis järgmine aasta saab. Viimase 4 aasta jooksul on suletud mitu väiksemat riiklikku päästekomandot, mis tõttu lasub nüüd suurem vastutus vabatahtlikel. Siinkohal tekib aga küsimus, et kas abi jõuab õigel ajal ka nendeni, kes elavad kaugemates asulates. Päästeamet on nagu ühtne võrgustik, mis tagab üle Eesti ühtse päästeteenuse. Nii et täna me tulime siia Võhmasse, aga me oleme Suure-Jaanile täpselt samamoodi olemas. Lihtsalt täna me katame ka rohkem Järvamaa poolt, et sinna ei tekiks nagu sellisest tühimikku. Me oleme samamoodi ikkagi kõigile elanikkonnale täpselt samamoodi olemas ja anname oma endast parima. Eesti päästeala töötajate ametiühingu usaldusisiku Sten Lauriste sõnul on täna suurim probleem ikkagi päästevaldkonna terviklik alarahastatus. Päästetele kindlasti teeb kõige rohkem muret see, et meeskonnad on väikesed, seda ressurssi on kogu aeg järjest õhemaks ja õhemaks viilitud ja alamehitatus on sellest probleemist on praegu täiesti selgelt aru saanud ka Päästeamet. Ja eks nad kindlasti võtavad midagi ette, me loodame vähemalt. Ja teisest küljest päästete palk samamoodi, mis on praegusel hetkel alla keskmise. Kuigi meie sihiks on pigem 1,2-kordne keskmine, aga me isegi ei küündi keskmiseni. Päästeala töötajate ametiühingu seisukoht on samuti selge. Rohkem töökohti päästetele ja 1,2-kordne keskmine palk. Siseministri Igor Taro hinnangul on päästevaldkonna rahastuse näol tegemist pikema probleemiga. Olemas on probleem, mida on vaja lahendada, aga hetkel ei ole eelarves piisavaid vahendeid, et koosseise suurendada ja päästetele palka juurde maksta. Ongi keeruline olukord tänu sellele, et me oleme pidanud riigikaitsekulusid väga hüppeliselt tõstma, siis kõik teised valdkonnad peavad nagu kannatama või hoidma püksirihma koomal. Samas sisejulgeolek, siseturvalisus on väga tihedalt seotud valdkond, et mõnevõrra me oleme sinna vahendeid juurde saanud kui laia riigikaitse rahastuskavadest ja ka eelmisel aastal palgafondi suurendamine 10% seda võimaldas. See siiski on selline küllalt tagasihoidlik, et elame kasinalt. Kärpimiseks enam ruumi ei ole. Seda kinnitab ka Taro, kelle jaoks on praeguse miinimumi säilitamine oluline. Seda, kas ja kui palju lisarahastust juurde tuleb, näitab aeg.